alustame jumalateenistusega kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Jehova, meie Issand, kui auline on sinu nimi. Mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolt kannad. Sa oled oma käsivarrega lunastanud oma rahva. Mu süda hõiskab, sest ma olen rõõmus su õnnistuse pärast. Üks laps on meile sündinud, üks poeg on meile antud, kelle õlal on ta valitsus, ja temale pannakse nimi Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Aamen. Kõige väeline Jumal, alastaja Isa, me täname sind, et sa suurest halastusest meie vastu oma ainusündinud Poja meie lunastamiseks lasksid inimeseks saada. Me palume sind, valgusta armulikult meie südameid, et sinu armsa Poja sündimisest südamest rõõmustame ja taevavägedega koos sind kiidame. Alati rõõmsad ja rahulised oleme ja kõiki selle aja kannatusi nurisemata kanname ja ära võidame. Sellesama sinu Poja läbi, kes sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb ikka ja igavesti. Aamen. Me kuuleme Vana Testamendi ennustusi Kristusest. Ja Aabrami vastu ütleb Jehova: ma tahan sind suureks rahvaks teha ning õnnistada ja su nime suureks teha, sest sinu seemnest peab kõigile maailma rahvastele õnnistus tulema. Ja Juuda, Jaakobi poeg, sai tõotuse. Juuda, sinu ette peavad su isa pojad kummarduma, sest valitsuskepp ei pea mitte Juudast lahkuma ega käsuandja tema jalgadelt, seni kui rahusaatja tuleb ja tema sõna võtavad rahvad kuulda. Ja Moosese vastu ütles Jehova: ühe prohveti tahan ma lasta tõusta nende vendade seast ja oma sõnad ta suhu panna. Ja ta peab meile rääkima kõike seda, mis ma temale käsin. Ja see mees, kes mu sõna ei kuula, mis ta minu nimel räägib, sellelt tahan mina seda nõuda. Ja Taaveti kojale kinnitatakse: ma olen teinud lepingu oma äravalituga. Ma olen Taavetile, oma sulasele vandunud. Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje üles põlvest põlveni. Ja prohvet Miika läbi kuulutab Issand: ja sina, Betlehem, Efrata, see on vähe, et sa oled Juuda tuhandete seast. Sinust tuleb mulle välja see, kes on valitseja Iisraelis, ja tema väljumised on vanast igavesest ajast olnud. Ja viimaks hüüab Jehova:
prohveti Malachia suu kaudu. pea tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja seaduse ingel, keda te tahate. vaata, ta tuleb, ütleb Issand, vägede Jehova. Aamen. ja me kuuleme püha jõulu evangeeliumi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. see esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. nii läks ka Joosep Galilea maalt, Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. karjased olid seal paigus õitsid ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse ja karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle omas südames. karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Aamen, halleluuja. ja me tunnistame üheskoos oma püha ristiusku Nikea usutunnistuse sõnadega. meie usume ainsasse kõige väelisse Isasse, taeva ja maa, kõigi nähtavate ja nähtamatute asjade loojasse ja ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõike maailma aega, Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast,
sündinud, ei mitte loodud, isaga ühesugust olemust, kelle läbi kõik on loodud, kes inimeste pärast ja meie õndsuseks taevast on tulnud ja lihaks saanud Püha Vaimu läbi Neitsist Maarjast ja inimeseks saanud, ka meie eest risti löödud Pontus Pilatuse ajal, kannatanud ja maha maetud ja 3. päeval üles tõusnud kirjade järele ja on üles läinud taevasse ja istub isa paremal käel. Sealt tuleb tema auga kohut mõistma elavate ja surnute üle, kelle riigile otsa ei tule. Ja issandasse pühasse vaimusse, kes elavaks teeb, kes isast ja pojast välja läheb, keda isa ja pojaga ühes kummardatakse ja austatakse, kes prohvetite läbi on rääkinud, ja ühtainust püha kristlikku apostlikku kirikut. Me tunnistame ühtainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ja tulevase maailma elu. Aamen. Ja me kuuleme tänase kõne aluseks Jumala sõna Apostel Pauluse kirjast Tiitusele 2. peatükist 11. 14. salmini. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma imud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Issanda Kristuse auhiilguse ilmumist, kes iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, kes agar on tegema häid tegusid. Aamen. Armsad sõbrad, on advendiaeg. Täpsemalt me seisame täna viimase advendinädala lävel. Advent, see on ootuste aeg. Ja ma ilmselt ei eksi, kui ma ütlen, et see peatselt lõppev aasta on kevadest saadik olnud täidetud ühe suure ootusega. Kui jõulueelne ootuste aeg on täidetud rõõmsa ärevusega, ehk siis Jeesuse sünniga, siis see teine ootus on kantud mõttest, millal see ükskord ometi lõpeb. Kui ma seda tänast jutlust ette valmistasin, tabasin end mõttelt, et väga tihti olen pöördunud kirikuliste poole sõnadega, et me elame muutuvas ajas. Täna aga peame tõdema, et elame väga ja vägagi muutunud ajas. Ja meie mõtetes ja jutuajamistes on tavalisest sagedamini teemaks see, mida toob meile homne päev. Me kõik oleme ju tegelikult väsinud iga päev
kuulamast seda numbrite jada, mis meile uudistes korrutatakse. ma arvan, et paljud mäletavad Sulev Nummiku ühte nalja, mille ta tegi kunagisel Eesti Raadio hommikuprogrammi kohta, kus ta ütleb, et kõigepealt soovitakse õnne ja siis loetakse laibad üle. Nali naljaks, aga praegune seis on naljast vägagi kaugel. Ja kui praeguses olukorras ettepoole vaadata, siis tundub, et lähimatel aegadel ei oota meid siin planeedil ees just eriti rahulikud ajad, vaid pigem tõotab tulla palju segadust. Ja tundub, et need rahuajad jäävad kusagile kaugemasse tulevikku. Ja ometi kõneleb Paulus niimoodi, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, ning et me elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailma ajastul. Küllap nii mõnigi tahaks küsida, kus on see päästev arm. Aga Paulus annab siin ka vastuse. Ta ütleb, et elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailma ajastul. Ma arvan, et me oleme nagu meeskond oma paadiga keset tormist merd. Ja siin on paar olulist asja. Esmalt me peame iseendas seda alust leidma, millele toetuda ja millel selle tormisel merel seista, millel püsida, millest kinni hoida, kui järjekordne laine ähvardab meid üle parda puhtuda. Ning omada seda sadamat, kuhu me kõik igatseme jõuda. Aga kindlasti ei saa meie elus olla kõik see materiaalne või aineline või rahaga mõõdetav. Sest kõik materiaalne ja aineline on väga kiiresti kaduv ja võib variseda hetkega kokku. See alus ja tugi meis enestes on ja peabki saama ja olema vaimne. Ainult nii saab see olla püsiv ja meid üle mere kanda. Teiseks, me peame olema ustavad oma vaimsele ideaalile, mille poole me sellel tormisel merel purjetame. Oma kursile ja sadamale, kuhu jõuda igatseme. Me ei tohi oma kursilt kõrvale kalduda ega eksida, sest ähvardavaid karisid on selles meres vägagi palju. Matteuse evangeeliumis on lugu, kus Jeesus koos jüngritega on paadiga järvel ja äkitselt tõuseb torm. Aga Jeesus magas. Jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta ning ütlesid, Issand, aita,
me hukume. ja mida vastas Jeesus? õigemini, mida ta küsis? miks te olete nõnda arad, te nõdra usulised? ma läheksin siit edasi vaimuliku ja teoloogi Toomas Pauli mõttega saatest Plektrumi raamatud. ja ta arutleb seal järgmiselt. miks Jumal inimesest hoolib? miks Jumal inimest armastab? mis asja meis võiks olla tema silmis? Kosmiline androopsusprintsiip ütleb, universum ei ole täiuslik enne, kui seal on vaatleja. võib-olla, et inimene siiski on Jumalale tarvilik. tulles siit tagasi selle täna loetud Pauluse kirja juurde, siis mõistlikkus või mõõdukus on selle kirja autorile väga olulised. just selle mõistlikkuse, mõõdukuse tundmisega saame me endid hoida, nagu ta ütleb, innukaks headele tegudele. tooksin siinkohal veel ühe paralleeli jõululooga meile kõigile tuntud Oskar Lutsu Kevadest. õpetaja laul on Arnole kinkinud viiuli. sellele järgneb jõuluõhtu tunderikas kirjeldus, kus Arnole tundub, nagu oleks Jeesus just praegu sündinud. ja kogu see stseen lõpeb sellega, et ema küsimuse peale, kas sa ka tänasid ilusti, jookseb Arno koonimajja õpetajat tänama. mis ma tahan sellega öelda, on see, et Jumala arm kasvatab inimest, nagu Paulus selle kokku võtab, kes agar on tegema häid tegusid. tänavused jõulud on teistsugused. seda teame ja kogeme kõik. ja ma tahaksin selle mõtiskluse täna õhtul kokku võtta Doris Kareva kirjutatud luuleridadega. mis on inimene, kas inglivari või igatsustüüd hinge ühtsuse poole? igaüks meist on pilv, läbi mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. hoia, küll siis hoitakse ka sind. ja armsad sõbrad, seda hoidmist ja arukat meelt tahan ma paluda ja soovida teile kõigile nii selleks jõuluajaks kui ka uude algavasse aastasse. Aamen. ja me jääme palvesse. Issand, me ei väsi iialgi sind imetlemast. sina oled see,
kes leiad aina uusi vahendeid selle näitamiseks, et armastad meid just sellistena, nagu oleme. kui ahistus ja jõuetus kipuvad meie hinge lukku panema ja me ei näe mingeid võimalusi, siis tuled sina meile vastu. oled oma tugevusega meie ligi. kui rõhutus tungib kogu meie olemusse ja millelgi ei näi olevat tähtsust, siis sünnitab minus rõõmu teadmine, et sina oled see, kes mind kätel kannab. kui mõistame enda üle kohut ja võlg on väga suur, siis tõstad sina meid püsti ja annad andeks. kuid teame, et oleme sind petnud ega ole üldse sinu lootuse väärilised, siis juhatad meid uute ülesannete juurde, sinu enda valmistatud tegudele. kui me siis tuleme oma suures tühjuses, võtad sina meid oma pojaks. Issand, me ei mõista sinu kuningriigi mõõdupuid, kui me tahame sind tänada kõigest südamest. Issand, me mõtleme tagasi ja käime veel kord läbi lõppeva aasta teed. me ei mõtle oma saavutustele, need on väikesed. me ei mõtle heale, mis me teinud oleme, see kaalub vähe tegemata jäänu kõrval. me mõtleme heale, mis sina meile oled andnud ja täname sind, et oled meid kui tühja kruusi täitnud oma armastusega. me mõtleme inimestele, kellega koos oleme käinud või käime, kogu sõprusele ja armastusele, mida meile on antud rohkem, kui oskame teada. mõtleme igale õnnelikule päevale ja kosutavale ööle, heldusele, mis meid on hoidnud hirmu ja süü ja hüljatuse tundidel. Issand, meie Jumal ja Isa, sina oled meid käskinud üksteist armastada. anna meile seda armu, et armastaksime iga inimest, kellega meie teed meid kokku viivad. armas Jumal, hoia nende pühade ajal kõiki meie lähedasi, et keegi ei peaks tundma üksindust, tühja kõhtu ega külma kannatama. kingi meile kõigile uuel aastal avatud süda, rõõmus meel ja õpeta meid üksteist hoidma. seda kõike me palume sinult, sinu enda õpetatud sõnadega. meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
ja issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku meile sinu rahu. kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.